Tere 1. maid. Kõik võib-olla on kuskil väljas. Ma käisin ka väljas jalutamas ja tulin nüüd lõunale ja mõtlesin, et loen sisse. Eile ei lugemata, sest mul oli eile väga vägev naiste õhtu. Meil oli 8 naist koos ja see oli väga-väga teistmoodi. Kuna oli Volbri öö ka veel, siis tegime igasugu naiste rituaale. Väga mõnus oli. Ja ma sündisin uuesti. Täiesti. Tundsin, kuidas ma sealt välja läksin. Välja tulin. Nii, aga nüüd ma loen teile ette. Ja teil on õhtul siis mõnus kuulata. Lihasvalu. Vaimsed hoiakud mõjutavad läbi lihaste voolavat energiat ning võivad põhjustada valu ja piirata liikumisvõimet. Lihasvalu viitab sageli sellele, et psüühiline valu, ängistus, hirm, ebakindlus, süütunne, konfliktid või isegi enda karistamine leiab väljenduse kehas. Valu tähendab valulikku igatsust millegi või kellegi järele. Sügavalt peituvat soovi liikuda või muutuda, samas aga ka sisemist vastuseisu sellele. Uuri lähemalt, mis sind piirab, millist liigitust sa tegelikult tahad teha. Kas sul on valust kasu, sest sa saad näiteks lisatähelepanu osaliseks? Mida valu sinult palub? Kuidas see sinu elu mõjutab? Mida sa saad teha pingete leevendamiseks? Tavaliselt takistab või piirab valu meie liikumist, eriti kui meid on kästud vaikselt olla. Psüühiline liikumine laseb emotsioonidel väljenduda. Kui emotsioonid ei saa liikuda, võivad nad paigale jääda, kinni jääda, sageli just need emotsioonid, mis püüavad väljendust leida valu kaudu. Oluline on võimelda, kui vähegi võimalik. Kui hoiad lihased ja liigesed liikumises, aitab see lisaks paranemisele hoida liikumisest ka emotsioonid. Liikumine väljendab beta-endorfiine, mis kaotavad kehast valu. Liikumine vallandab beta-endorfiine, mis kaotavad kehast valu. Valu võib olla kõikehaarav. Me ei tea enam, kes me ilma valuta oleme. Valu leevendamiseks, tõkete ja vastuseisu vabastamiseks võib kasutada hingamist. Sügav lõdvestus ja meditatsioon avardavad teadvust ja mõttetegevust, võimaldades näha valust kaugemale. Nii, lihaste jäikus. Lihaste jäikust võib põhjustada ülemäärane pingutus võimlemisel, mille tõttu koguneb järgmisel päeval lihastesse piimhappe. Ainsaks lahenduseks on veel võimelda, et panna piimhappe liikuma, kuid jäikus võib olla põhjustatud ka vähesest võimlemisest, eriti vanemate inimeste puhul. Sel juhul viitab see jäikadele ja vananenud mõttemudelitele, kangekaelsusele ja vastupanu osutavale suhtumisele, mille kohaselt on ainult üks mõtlev toimimisviis ilma mingi manööverdamisruumita. Jäikus osutab soovile säilitada olemasolevat olukorda minevikust kinnihoidmisele. Painduda ja kohaneda on võimatu. Kui me ei ole võimelised painduma, siis muutume jäigaks ja rabedaks. Kas peaksid laskma millestki lahti, et muutuda veidi spontaansemaks, mängulisemaks ja armastamavaks? Mille suhtes su tunded nii jäigad on? Millest sa kinni hoiad ja mille peaksid vabaks laskma? Nikastused ja venitused. Nikastused ja venitused esinevad siis, kui lihast sunnitakse liikuma kaugemale kui tavaliselt ning ta ei pea survele vastu. Kas tunned, et keegi või miski sunnib sind sinu piiridest kaugemale? Kas sind tõugatakse? Kas sulle avaldatakse survet? Kas sinus on vaimne pinge, millega sa toime ei tule? Kas püüad teha liiga palju, et kõigile meeldida ning selle tagajärjel eirad iseennast? Mis tuleks lahti päästa? Nikastus tekib tavaliselt siis, kui komistame või kukume. Kas peaksid seisatama ja võtma endale aega vaadata, kuhu üldse lähed?
Kas sa vaatad nii kaugele ette, et ei pane praegust hetke tähelegi? Kui nikastasid pahklu, siis küsi endalt, kas pind su jalge all on liiga nõrk, et sind toetada? Kas suund, kuhu liigub, tekitab konflikte ja segadust? Kui nikastasid randme, siis mõtle, kas tegeled ikka õige asjaga või tekitab su tegevus ebakindlust? Kuidas saad pinget oma elus vähendada? Lihaste ja kõõluste rebendid. Need vigastused sarnanevad nikastustele ja venitustele, kuid lihast on pingutanud rohkem rebenemispunktini. See sümboliseerib vaimset konflikti, mis väänab meid valusalt sisimas. Tegu võib olla väärtushinnangutega seotud konfliktiga või vajadusega võtta vastu lahkhelisid tekitavaid otsuseid. Kõõlused ühendavad lihased luudega ja esindavad meie suhtumisi ja kalduvusi. Kui need väänduvad, siis tähendab see, et meid pistakse korraga mitmesse eri suunda. Kas miski kipub sind lõhki rebima? Mida sa peaksid tegema, et oma erinevad osad kokku viia? Nüüd sai tegelikult see 11. osa läbi, kus olid kõik luud, liigesed ja kõik need. Ja nüüd tuleb hoopis teine peatükk ja see on seedeelundkond. Hoopis teine. Buda kõhus. Et ma arvan, et ma peaksin selle kohta täiesti uue tüki tegema. Aga samas, kui ma juba loen siin, ma loen edasi. Buda kõhus, seedeelundkond. Vahetult pärast sündi on meil vaid põhivajadused. Me tahame süüa, kuivi riideid, sooja ja turvalist kohta magamiseks, palju armastust ja mõnd sõbralikku nägu enda ümber. Meie vanemaks saades ei muutu need vajadused kuigi palju. Nad on ainult suuremad, tahame rohkem süüa, rõivaid, tervet maja suure voodiga, mõnda armastatud inimest, kellega koos aega veeta, et oleks tore olla. Imikuna ei tee me suurt vahet emal, toidul ja armastusel. Tavaliselt tulevad need samast allikast ja nende funktsioon on sarnane. Toita, luua, turvatunne ja armastada. Meil on hea olla, kui tunneme tuttava keha lõhna ja puudutame seda näiteks sooja piima kaudu. Kui saame vanemaks, hakkavad ema toit ja armastus üksteist eralduma ja erinema. Ema ei ole alati armastav ja te ei anna alati süüa. Me hakkame armastust ja toitu saama erinevatest allikatest ja erineval kujul. Kui lapsena jäeti meid karistuseks toidust ilma, siis võime ise enda karistamist jätkata, süües vähe, kui oleme enda arvates valesti toiminud. Kui meid sunniti taldrikut tühjaks sööma, kõigi nende nälga surevate laste pärast, siis võime tunda tohutut süüd, kui toitu järele jätame ning sunnime end seetõttu kõik ülejäägid ära sööma. Kui meile anti palju magusat, siis võime hiljem taibata, et tegelikult asendas magus armastust, mida me nii väga igatsesime. Kui sageli näeme vanemaid andmas lapsele rahustuseks šokolaadi, ehkki laps tahab tegelikult, et ta hoitaks ja lohutataks. Vanemad asendavad armastuse toiduga, kui neid on nii õpetatud ja nende lapsed kasvavad üles süües, mitte armastades ning iga põlvkond jätkab seda tava. Armastus on elu kõige olulisem ja toitvam osa. Seega on täiesti mõistetav, et otsime armastusele aseainet, kui see puudub või on meilt ära võetud. Kui sageli saab pummeda pärast suhte purunemist. Kas sa sööd oma ema külastades šokolaadi leevendamaks süütunnet sellepärast, et sa pole juba varem külla tulnud? Me otsime toidust emotsionaalset tuge, rahuldame vajadust olla hellitatud ja hoitud. Liigsöömine püüab täita tühikut meie sees. Alatoitumine püüab meie olemasolu maailmas viia miinimumini ja vähendada meie vajadust. Nii peegeldab suhe toiduga meie suhet iseendaga.
Mil määral me oleme suutelised väljendama oma vajadusi, mil määral neile vajadustele reageeritakse, kas tunneme, et oleme hoolitsust väärt või tunneme, et meid tuleks karistada mingi ebamäärase halba pärast. Armastus ja emotsionaalne toit, mida me püüame söögist leida, on armastus, mida väärib iga inimolend. Seepärast on tähtis, et õpiksime endale seda armastust andma. Ilma enese armastuseta otsime lõputult armastust kusagilt väljastpoolt ja toidust saab ilmne aseaine. Kui pettume või meid tõugatakse ära. Kui austame ja armastame iseennast, siis on meil puda kõhus. Me ei kasuta toitu oma sisemise valu leevendamiseks või emotsionaalseks eneseteostuseks. Toit on otseselt seotud meie füüsilise struktuuri ülesehitamise ja säilitamisega ning tal on tervenemisprotsessis oluline osa. Sa oled see, mida sööd. See, millist toitu me sööme, näitab, millise hoole ja lugupidamisega endasse suhtume. Teadvustades, et vahet tehes, mida sööme, võime oma füüsilist tervist ja energiataset oluliselt parandada. Kuna toidul on meie elus nii tähtis roll, siis ei ole üllatav, et neelamine ja seedimine on midagi enamat kui lihtsalt toitainete omastamine. See sümboliseerib tegelikkuse omaksvõtmist ja kõiki tundeid, muljeid, kogemusi, tajusid, millest meie maailm koosneb. Kuidas me füüsiliselt reaalsuse mõju tajume, kuna seedeelundkonnas algab toitainete omastamine, siis ilmnevad alati just seal esimesed märgid rahulolematusest ja konfliktidest. Siin on siuke pilt seedeelundkonnast. Süljenäärmed, söögitoru, kopsud, vahelihas, maks, sapipõis, magu, kõhunääre, peensool, jämesool, pärak ja nii edasi. Ja esimene on siis suu. Toidu ja vedelike sissepääsuna võtab suu vastu reaalsust ja selle maitset. Kas see on magus või hapu? Suu on ka suhtlemiskeskus. Me väljendame ennast helide ja kõne kaudu või huultega, puristades, mossitades, suudeldes. See on koht, kus sisemine ja väline maailm kohtuvad. Vastuvõtupiirkond, kus reaalsus vaadatakse üle, otsustamaks, kas lasta ta läbi või mitte. Samuti on see ooteruum, kus ootavad lahkumist emotsioonid, mõtted, ideed ja tunded. Probleemid selles piirkonnas võivad olla tingitud tegelikkusest, mida me endasse võtame või väljendatavatest emotsioonidest. Seedeprotsess algab mälumisega. Mäludes murendame söödama toidu ja informatsiooni kasulikeks osakesteks. Senikaua, kui me asju mälume, mõtleme endale, kuidas me teda teeme, iseloomustab meie ellu suhtumist. Kas hammustame väikesi või suuri palasid, kas närime kiiresti või viivitame iga suutäiega. Kas sa naudid eluampsude maiku? Kas sa hammustad mõnikord suurema suutäie, kui suudad läbi mäluda? Või eelistad olla ettevaatlik, hammustad väikesi suutäisi? Kas neelad toidu alla ilma seda täielikult läbi mälumata? Kas kipud asuma asja kallale ilma üksikasjadele tähelepanu pööramata? Kas püüad oma tegelikkuse alla neelata nii, et sa selle maiku ei tunne? Või mälud kõik üha uuesti ja uuesti läbi ning oled võib-olla detailidest sedavõrd haaratud, et kaotad silmist üldpildi? Kas aeglaselt söömine on üks võimalus kontrolli säilitada, pannes teised enda järele ootama, jättes seda aegu kogemata või maitsmata elu? Aga suus on ka haavandid. Ingliskeelne sõna ulcer, haavand tähendab söövitavad ja laostavad mõju. Haavandid suus viitavad sellele, et miski mõjub meile ärritavalt
või laostavalt, tehes meid närviliseks ja tekitades tunde, et meid rünnatakse. Kas sind mõjutavad väljendamata negatiivsed või ärevad tunded? Kas need närivad sind, nii et suu on katki? Mis sulle tegelikult haavu tekitab? Kes või mis mõjub sulle laastavalt? Mida sul on vaja teha, et oma elus happelisust vähendada? Nii. Mõtleme edasi. Kurb, siin on järjest mõttu tuleva. Keel. Meie maitsenäsad tajuvad vaid 4 maitset: soolast, haput, magusat ja mõru. Nendest 4-st paneme kokku mälestuse, mis jääb meiega eluajaks. Maitset tunneme seetõttu, et õhk läheb suust nina õnde. Kui nina on mingil põhjusel kinni, siis me tavaliselt maitset ei tunne. Kas millelgi on halb maitse? Kas sa kohkud millegi ees tagasi? Kas miski jätab sulle suhu mõruda maigu? Kas elu maitse on kadunud? Keelt kasutatakse ka enese väljendamiseks ja rääkimiseks. Kui hammustad keelde, kas püüad siis midagi ütlemata jätta? Kas sa hammustad katki oma tunded? Kas oled öelnud nii palju? Kas oled olnud liiga terava keelega? Väga palju küsimusi. Igemed hoiavad meie hambaid paigal, andes jõudu ja kindlustunnet, nii et me saame hammustada ja närida. Kas sa tunned end oma territooriumil turvaliselt ja suudad eristada, mida tahad ja mida mitte? Taandunud igemed võivad viidata sellele, et meil puudub jõud tegelikkusest kinni haarata, kuna meie sisemine enesekindlus on nõrk. Kui igemed on paistes või veritsevad, viitab see emotsionaalsele konfliktile või ärritusele. Kas oled võimeline oma relvade juurde jääma, oma tõekspidamistest kinni hoidma või annad tavaliselt teistele järele? Igemed on osa lõuast ning väljendavad viha ja agressiivsust. Kas tunned end abituna, kui sind tõmbab ebaõnn või tabab ebaõnn? Kas oma piiride määratlemine on sinu jaoks liiga suur väljakutse? Hambad. Hambad kasvavad meil ajal, mil hakkame roomama. Hammaste ilmumine märgib aega, mil meid võõrutatakse emapiimast ning me hakkame saama tahket toitu. Seetõttu võivad probleemid olla seotud sõltuvuse ja iseseisvusega. Tänu hammastele saame süüa ja toitu omastada. Katkised hambad lastel on sageli seotud maiustustega, mida neile on antud tegelikult vajatava armastuse asemel. Hambad näitavad, et mil määral reaalsus, mida me peame mäluma ja omastama, on toitev või kahjulik. Kas sul on vaja paremini vahet teha, mis on sinu jaoks hea ja mis kahjulik? Hambad teevad ka suhtluse selgemaks. Ilma hammasteta võime küll rääkida, kuid sõnad jäävad arusaamatuks. Kas sinu suhtlus on selge? Kas sa räägid seda, mida mõtled? Hambamädanik viitab sellele, et miski on sind mõjutanud ja on tekkinud põletik. Võib-olla on probleemiks ema toiduarmastusega seotud leim või süütunne. Kas tunned ennast eemale tõugatuna või liiga hooletusse jäetuna? Katkised hambad ja hambamädanik võivad viidata, et väljendamata tunded, näiteks agressiivsus, pettumus, hirm, on sisemuses mädanema läinud. Hambad moodustavad tugeva värava, mille saab kindlalt sulgeda. See on seotud nende piiride austamisega, kus me eristame ja teeme kindlaks, mille vastu võtame ja mille vabaks laseme. Kas miski on sinu kaitsest läbi murdunud? Kas tunned, et ei suuda ennast kaitsta? Hammastega me hammustame ja näitame, et asi on tõsine. Seega võivad probleemid viidata ka vajadusele põhjalikumalt millegagi tegelda või lahti lasta ja lõõgastuda. Nii. Aga siinkohal ma jätan katki, et see peatükk jätkub veel, et me jõuame veel mitu korda siin lugeda. Vaatan, kui pikk see on.
no ikka on. Aga täna ma lõpetamegi koha peal, et suu väsib ära. Aga ilusat 1. maid teile. Täna on väljas soe ja ma lähen jätkuvalt jällegi õue.